Muinasjutt piparkooki salajane koostisosa. Päkapikumaal, kus taevas oli alati vikerkaarevärviline, elasid kaks väikest päkapikku, punane müts ja roheline sall. Punane müts oli pisut tormakas ja tahtis alati esimene olla, hüüdes: mina teen seda esimesena. Roheline sall oli seevastu kannatlik ja alati valmis abistama. Ühel kargel hommikul otsustasid nad hakata maitsvaid piparkooke küpsetama. Nad kandsid kokku jahu, suhkru, muna ja vürtsid, mis lõhnasid imeliselt. Punane müts haaras kohe kausi ja hakkas taignale hooga vett lisama. mina segan kõige kiiremini ja mina teen valmis parima taigna, hüüdis ta. Roheline sall vaatas murelikult. oota, punane müts. kas sa unustasid retsepti ja mõõta, kui palju vett panna? ei unustanud. Torises punane müts ja segas edasi, aga vesi plärtsatas üle ääre. Taigen aga muutus väga-väga kleepuvaks lurriks. Punane müts oli kurb ja vihane ning tahtis pisaraid pühkida, aga ta käed olid kleepuvad. oh, milline suur jama! Roheline sall aga teadis, et iga taigend saab parandada. Ta naeratas oma sõbraliku naeratusega ja näitas väikest kuldset purki. vaata, mis mul on. see on meie vanaema eriline salajane koostisosa, see on purk, kuhu on sisse pandud sõpruse sära. Punane müts pühkis oma näpuotsadelt kleepuva taigna ära ja vaatas oma sõpra ja küsis, kas see teeb taigna jälle heaks. küsis ta sosinal. seda teevad meie ühised käed, vastas roheline sall. nüüd panid mõlemad päkapikud oma käed kaussi. Roheline sall lisas ettevaatlikult veel natuke jahu ja sõpruse sära, samal ajal kui punane müts aitas taigend sõtkuda ja hoolikalt vormida. Nad tegid seda nüüd koos, naerdes ja üksteist aidates. Nad said aru, et üksteise abiga on kõik palju lihtsam ja lõbusam. Peagi oli taigend täiuslik. Nad vormisid sealt välja südameid, tähti ja pisikesi päkapiku kujukesi. Kui piparkoogid olid ahjus valmis ja toast levis soe, magus ja vürtsikas lõhn, oli punane müts väga rõõmus. aitäh, roheline sall, ütles punane müts ja kallistas oma sõpra tugevasti. mul on väga kahju, et ma ei tahtnud sind alguses kuulata. sul oli õigus, koos on kõik parem teha, isegi piparkooke. Roheline sall kallistas sõpra vastu. just nii. sõprus ongi kõige magusam võrts ja kõige tähtsam koostisosa. ja nii sõidki kaks päkapikku maailma kõige maitsvamaid piparkooke, sest need olid tehtud koos ja kõige tähtsama koostisosaga sõprusega.